Tere! Mul on väga palju lemmiktooteid ja oli nii raske võtta kaasa just need, mida siis kõige rohkem kasutan igapäevaselt. Alustaks siis kehatoodetest ja siin on nüüd üks uhiuus lemmik. See on Botanica Arten kehakooria, mis on täiesti naturaalne ja tegelikult võiks seda, ma arvan, ka sisse süüa suure näljaga, et ta on selline hästi looduslik ja tervislik värk. Ja seda ma teen siis just saunas olles, et natukene see kehakooria niiviisi sulaks ja saaks ilusti selle naha puhtaks. Kui keha on kooritud ja puhastatud, siis mulle väga meeldib kasutada lõhnavaid kehakreeme, aga mitte siis igasugust, vaid just Agati Parma Blue Mediterranean kehakreemi. See jätab sellise väga intensiivse ja omapärase lõhna, et igaüks, kellega ma sel õhtul siis kokku puutun või räägin, küsib kohe, mis lõht sul peal on, aga tegelikult ei olegi tegu parfüümiga, vaid hoopis kehakreemiga. Seejärel, kui on vaja, et sääred ilusti säraksid ja käsivarred läigiksid ja päevituste siia tuua, siis on väga hea Eisenbergi selline päevituskeel. Et tegelikult ta on siis kuuese päikese kaitsega, aga samas ta on sellise kerge tooni ja säratäpiga, mis jätab hästi ilusa ja sellise mõnusa läike nahale. Et just kui tahad veel ilma sukapüksteta ringi jalutada, aga et sääred oleksid ilusa jumega, siis see toode on nagu väga hea. Ja ta ei tee ka ülipruuniks, et see jääb selline loomulik, et võib ka kasutada mitte päevitunud nahal. Edasi liigume siis juukste juurde, et juuksed on minu jaoks eluaegne probleem olnud, et kuna selline geneetiline pool on kehva, karv on selline õhuke ja ei taha väga kasvada juuksed, kasutasin kaua aega juuksepikendusi. Nüüd olen olnud kuskil 6 kuud ilma ja siis soovitati mulle Casabella salongist sellised spetsiaalsed juuksekasvu soodustavad šampoon ja balsam, et ta on tegelikult mõeldud meestele. Aga et ma mõtlesin, okei, aga et kui ta toimib ja juuksed kasvavad, võiksin siis proovida ise ka ikkagi. Ja siia juurde tegelikult kuulub seerum ka, mida siis peanahale veel masseerida sisse. Et nii ootan, et kasvaksid, et eks see toime võtab aega, et kohe nagu 1 või 2 kuu jooksul seda imet ei juhtu, aga tundub, et välja väga ei lange enam juuksed. Siis on veel üks lisatoode, mille mu juuksur Olga Krylova-Pihl mulle soovitas, et on Secret Professional selline sari, kus on siis ka hästi botaanilised ja bioaktiivsed ühendid sees ja seda ma samuti siis pihustan peanahale, et siin on siis shiitake seen, selline imetaim, mis peaks ka soodustama juuksekarva kasvu ja kiirendama siis seda, et selline veel peanahale. Nüüd liiguks käte juurde, sest käed on tegelikult hästi tähtis kehaosaga ja oma töös ma kogu aeg kasutan käsi, et need peavad head välja nägema. Selleks on siis Domin Elegance'i vananemisvastane kätekreem ja ta on selles mõttes hea, et ta ei jää üldse rasvane kätele, et ma võin kohe hakata, arvutis kirjutama või seal meiki tegema, et ta kohe imendub ja jääb siuke hea nahal. Ja alati ma kasutan ka veel ühte Domin Elegance'i toodet, milleks on siis desintsifeeriv kätekeel, et kui ma teen teistele meiki, siis mõnikord ei ole tihti aega kätepesuks ja ma lihtsalt teen siis selle keeliga käed puhtaks ja on selline hea abimees kogu aeg kotis. Liigume siis näo juurde. Näohoolduses mul on väga palju lemmiktooteid, aga ma tõin siis mingid sellise põhisarja, mis ma siis kasutan. Et näopuhastuseks ma kasutan Lumi Wood-sarja, et siin on siis selline aknevastane meigieemalduspiim ja tõsi see on, et isegi 40-aastaselt kimputab akna vahel ja tuleb kasutada siis vastavaid tooteid ja see on selline hea tõhus toode selleks. Silmameiki ma võtan alati spetsiaalse tootega ja selleks on siis Eisenbergi selline veekindla silmameigi ja huulemeigi eemaldusvedelik. Et ta on hästi hea, nagu võtab kergelt ilma nühkimata nahka ja ta soodustab ka ripsmekarvu kasvu, et karvakasvu, et sellepärast mulle ta eriti nagu meeldib. Peale igapäevase näopuhastuse kasutan ma veel siis erinevaid maske kodus. Et puhastan siis sügavuti turbamaskiga, Sasarilt on selline turbamask, mis ongi koosneb ainult turbast, et ma vaatasin koostisaineid, et mis siin siis veel on, et ongi pandud siis sisuks ainult kosmeetiline turvas. Et hästi hea ja looduslik selline puhastusvahend.
Siis kui ma tahan erilist lifting efekti, et nägu oleks mõne ürituse jaoks erakordselt särav ja vormis, siis ma kasutan Eisenbergi modelleerivat maski. Et selles mõjus ma veendusin, kui ma nägin koolitusel, nad tegid modelli näopoole, ühe näopoole maskiga, teise ilma ja siis see vahe oli lihtsalt nii drastiline ja ma tunnen seda ise ka oma nahal alati, et tõesti ta tõstab ja modelleerib selle näo. Siis kui mul on mõned veel sellised vistriku probleemid, mitte alati nii tugevad, aga vahel, kui neid tuleb nagu rohkem, siis ma olen abi saanud Body Shopi tiitri sellisest seerumist, et seda siis tuleb otse sinna vistriku peale tilgutada ja see ka hoiab siis selle nagu suurema põletiku ära ja ta kiiremini siis tõmbub tagasi. Ja teiseks mul soovitas veel kosmeetik Tatjana, kelle juures ma käin siis modelleerivas massaažis. Ka aeg-ajalt tema soovitas Holy Land, see on selline Iisraeli kosmeetika ja hästi tugev selline ka puhastav näokeel, et sellega ma siis teen nii nägu kui dekoltee osa, et põletikke vältida. Ja nüüd kui niisutamiseks läheb, näo niisutamiseks, siis mul on lemmikuks jällegi Eisenbergi firma noorendav eliksiir, mis on mugav sellepärast ka, et saab panna nii silma ümber kui kogu näole, et sa ei pea nagu 2 toodet kandma kaasas, et sul on nagu üks silmakreem ja siis näokreem ja siis ma ei tea kaelakreem, et see sobib igale poole. Ja kui ei taha ainult seerumit kasutada, siis mul on veel selline võlukreem, hullakreem, mis on peaaegu täitsa otsas. Et see on samuti siis Eisenbergi oma ja ta on tõesti selline eriti just meigi alla hea, et ta annab veel väikse sükse nagu sära ja kumanahale, et hästi hea ja sobib minu nahatüübile. Ja kui kogu siis see nahk on hooldatud ja koputatud, siis ma veel piserdan ennast üle parfüümipilvega, milleks on siis Tom Rosa ja see on Liquids Imaginaires Crème de la Crème'i poest siis saadud niši parfüüm, eksklusiivparfüüm, mis tõesti on eriline ja kui ma nagu sammun siis selle lõhnaga kuskile, ma ei tea, lähen istun taksosse või kuhugi, siis nagu kõik kohe küsivad, et oi, väga hea lõht tuli tihega kaasa. Et see on selline, mida kõik märkavad ja mulle nagu meeldib see. Meigitoodetest tegelikult on mu igapäevane valik väga väike, et ma ei panegi kogu oma kohvritäite endale näole, aga kindlasti ma natuke meiki teen iga päev endale. Ja ma arvan, ma ei tea, mis ma teeks, kui ma ei oleks avastanud hiljuti ripsmeseerumit ja kulmuseerumit. Et ma sain Maxilashi ripsmeseerumiga endale ripsmed nii pikaks kasvatatud, et nüüd ma lihtsalt natukene panen duši peale ja mul on peaaegu, ma ei tea, poole launi ripsmed ja ma ei peagi nii tihti tegema lainerit enam ja ma ei pane endale ripsmetutikud lisaks, et see seerum nagu tõesti muutis minu meigi rutiini ja kuidagi ta teeb silmad suuremaks kohe, kui sul on pikemad ripsmed. Ühesõnaga ma sain selle, millest ma olen unistanud varem selle ripsmeseerumiga. Ja sama siis kehtib Revitalashi kulmuseerumi kohta, et vahel on, et sa kitkund need kulmud võib-olla liiga peenikeseks või liiga vale kujuga ja tahad ruttu, et uuesti jälle kasvaks, siis neil on selline toonitud kulmukeel, mis tegelikult siis seda kasvu ka edendab ja samas sa saad nagu ilusti nad tumedamaks ka, et selline mõnus pruun värv ja hästi kerge on teda siis kulmule ka kammida ja ta on tegelikult selline veekindel, et ta ei lähe sul ka siis palavaga ega mingi, ma ei tea, vihmasilmaga laiali kulmul. Nüüd siis näopõhja juurde, et mulle meeldib selline loomulik näopõhi, mitte väga, eks ole, selline paksult meigitud, et siis on väga hea just selline Chanel'i Natural Glow Foundation, et ta jääb sinna õhukene, samas katab kõik muu vistrikud, pigmenditäpid ja teda võib isegi natukene siis silma alla panna, et ta töötab sellise valgust peegeldava efektina. Et see on mul üks lemmikuid läbi juba aegade. Siis mulle meeldib alati päikesepuudrit kasutada, et siin on selline huvitav bränd nagu Physicians Formula, et ta on argaaniõliga päikesepuuder, mis siis jääb selline naturaalne ja mitte väga läikiv, et sa saad just sellise loomuliku modelleeringu teha näole. Ja põsepuna on mul ka alati olemas, et ma kasutan siis vahel, kui on kiire, siis ma kasutan sellist Bobori kreemiat põsepuna ja seda ma siis panen täpselt siia põse keskele ja veidi kannan ka siis kulmuluule, roosat ja huultele, et see on nii mõnus ka käepärane asi, et sa saad kiirelt sellise jume endale näkku. Ja kui on vaja tugevamat ja siis püsivamat põsepuna, siis ma teen ka sellise puudra põsepunaga, et see on nüüd täiesti uhiv uus Hauska kollektsioon, sügiskollektsioon, et seda veel
müügil ei ole hetkel, aga sügisest siis tuleb see nagu müügile, et see mul väga ka meeldib juba. Nii, ja kui ma olen näo siis kergelt ära jumestanud, vahel tahan tugevamalt ja selleks on selline strobing komplekt, et ma ikkagi vahel siis kasutan seda Kardashianit, eks ole, neid efektinippe ka, aga muidugi vähemal moel, et normaalne välja näha ka laivis. Et siin on siis sellised värvid, millega sa saad ka natukene modelleerida ja teha seda nägu elavamaks ja kitsamaks või laiemaks või mis iganes soov on. Ja järgmiseks ma võib-olla tooks välja siis lauvärvid, sest kindlasti ma lauge toonitan ka iga päev, et kas või ühe tooniga ja väga ideaalne palett on selleks Body Shopi siis Down to Earth, et need on sellised maalähedased toonid. Ja siin on nagu kõik olemas, kogu valik, eks ole, et heledamad, tumedamad, isegi must, et saad nagu raamistada silma, et ideaalne nii päevaseks kui õhtuseks. Et see on mul lemmikkarp ka. Sel suvel ma avastasin ristmedušidest sellise brändi nagu Urban Decay ja neil on dušš, mis ei lähe ka ujudes laiali, kuigi ta ei ole veekindel, on nagu niiskuse kindel, aga väga hästi püsib peal ja tuleb siis tavalise selle meigi eemaldajaga maha. Et üks mu lemmikuid ja veel on hea sellise ilusa harjaga, see on nüüd selline bränd, mida tegelikult ma arvan, ta pole kuulnudki, on Ciate, et ta oli varem küünelakke tõi maale, aga nüüd neil on ka oma meigibränd, et see on selline ka hea ja hästi selge nagu lipsujoone jätab. Siis huuled mul on alati ka värvitud ja meigitud, kui siis mitte huulepulgaga, siis ma kasutan selliseid huule lakke ja läikeid, aga mis on natukene püsivamad kui tavalised läiked. Et juba pikka aega on lemmikuks olnud Bourjois, selline, ta on siis Rouge Edition, aga nad on erinevad toonid, on punaseid, fuksiaroosasi, elleroosasi, lillasi, et hästi suur värvivalik ja tõesti väga püsivad, et hommikust õhtuni ja lõuna peab ka vastu. Ja vahel siis ma natuke lisan sellist tavalist läiget just niisutuseks, et huul oleks rohkem nagu ka pehmendatud, siis Chanelil on alati väga ilusad toonid ja see konsistents on nagu paras, et ei jää väga kleepuma huulel. Ja küünelakid, neid ma tavaliselt ka ikka kasutan erinevaid ja tihti värvin ja vahetan, et samuti, et Chanel on jäänud praegu selleks, mis mul on nagu kõige rohkem sobinud ja püsinud hästi peal.